Regionaalhaigla Tervise pooltund. Tere kuulama Regionaalhaigla Tervise pooltundi. Täna räägime allergiast. Minu nimi on Hando Sinisalu ja ajame juttu doktor Svetlana Sergejevaga, kes on pulmonoloog, vanemarst ja kes on kaitsnud allergoloogia alal teaduskraadi Rootsis. Räägime täna allergiast, võib-olla alustuseks suur pilt, et kui palju inimesi üldse allergia all kannatab näiteks Eestis, kas teil on andmeid selle kohta, kui suur see inimeste hulk on? Põhimõtteliselt nagu kõik me teame, et allergiad on palju meie ühiskonnas ja samamoodi ka Eestis, et ütleme niisugused üldisemad ja üldistatud andmed ütlevad, et oma elus põhimõtteliselt iga 5 inimene kannatab sellise või teise allergia. Et võib küll öelda, et on sage, kas teda nüüd järjest sageneb. Hetkel on raske öelda, et pigem me oleme sinna kuskil platoo saabumas selle sageduse osas, et ma arvan, et me praegu oleme suhteliselt sellises püsivas allergia esinemise sageduse sees juba. Et nagu kiiremas korras sagenemist küll praegu hetkel ei oota. Mis kõige levinumad allergiad on, millest kõige rohkem esineb? Siin on suur erinevus, mida me näeme laste seas ja mida me näeme täiskasvanute seas. Et laste seas kindlasti üks suurim probleem on toiduallergia, aga enamus lapsi õnneks kasvavad sellest nii-öelda välja. Täiskasvanute seas me rohkem näeme ikkagi sellist hingamisteedega seonduvad allergiad, mis on siis kas väliste allergeenide suhtes, ehk siin on siis juhtivad allergeenid õietolmud või siis tubaste allergeenide suhtes allergiad ja Eesti tingimustel on see eelkõige siis muidugi kodutolmulest. Kas see rahva jutt vastab tõele, et seoses meie elu paranemisega ja üldise hügieeni paranemisega esineb allergiat rohkem, et palju räägitakse sellest, et siis vanasti, kui lapsed õues 4 käpukil maas olid ja suhu pistsid sealt mulda ja igasuguseid ebahügieenilisi asju, et siis oli nagu allergiat vähem ja nüüd, kus kõik on väga steriilne, ümberringi on allergiat rohkem, et kas sellel jutul on tõepõhi all? Tõesti, see on üks teooriatest nii nimetatud hügieenihüpotee, et miks see allergia peaks sagenema ja on tõesti sellel ka põhjust leitud teadlaste poolt, on uuringud tehtud, kus on vaadatud ja võrreldud erinevast keskkonnast pärit inimesi. Ja põhjus on ikkagi selles, et allergia on immuunsüsteemiga seonduv haigus ja tõepoolest, kui immuunsüsteem ei pea võitlema nii palju kui varem igasuguste patogeenidega, siis ta otsib endale nii-öelda muud tegevust ja üks siis sellest ongi reageerimine muidu ohutu substantsidele, et näiteks õietolmu ei tohiks meie vaenlane olla, aga jällegi, kui immuunsüsteem ei ole hõivatud igapäevase tegevuse patogeenidega, siis ta määrab seda õietolmu oma vaenlaseks ja siis me saamegi allergilist vastust sellele ohutu muidu õietolmule. Kas allergiat on võimalik ka kuidagi ära hoida, et kui lapsevanemad mõtlevad, et äkki saaks midagi teha selleks, et lastel ei tekiks üldse allergiat või tekiks vähem, et on midagi sellist ka, mida saab ise teha, et allergia ei tekiks? Antud küsimust on palju uuritud ja proovitud leida niisugust meetmeid, mis võiksid mõjutada seda laste või lapse riski, et tal allergia nagu hiljem elus areneks, aga ikkagi niisugust suuremaid tulemusi seal ei ole tulnud ja ikkagi põhiline soovitus on ikkagi mitte siduda laste mingisugustele dieetidele või allergeenivabadele dieetidele, et see ikkagi ei olnud leitud, et see peaks hoidma edasises elus nende allergiate teket, et kõik peab olema mõistuse juures, et elame ikkagi omad elud, nii nagu
iga laps on seda väärinud. Kas see tähendab siis seda, et lapsevanemad näiteks mõtlevad niimoodi, et ma ei anna lapsele näiteks pähkleid või mett või midagi muud sellist, mis võib allergiat esile kutsuda, et kui juba üldse võõrutada sellisest toiduainest, et siis see tegelikult on halb, et tegelikult peaks ikka lastele andma kõiksugu erinevaid toiduaineid, sealhulgas neid, mis võivad tekitada suurt allergiat. Lapse toidusedel peab olema selline, nagu pediaatrite poolt on ette nähtud, et igal toiduainel on oma aeg, et seda lapse menüü sisse viia ja seda peab ka jälgima, et kui me mõtleme pähklitest ega tavapärastes tingimustes, me ütleme päris imikule või lapsele alla 1 aasta tavaliselt need pähklid ei pakugi. Ja nagu ma ütlesin, et mõistlikult võtame järjest need toiduained, milleks meil on korralikud pediaatrite juhtnöörid ka olemas, et mis ajal, mis toiduaine võiks lapse menüüsse tulla. Nüüd, kuidas allergiat ära tunda, et väga palju on igasuguseid nahaärritusi, näiteks ka võib-olla köha ja muud sarnast, mis võib ja võib mitte olla allergilise päritoluga, et millal peaks kahtlustama allergiat ja siis, kui see kahtlus tekib, siis mida edasi teha, kuidas seda saab diagnoosida? Allergia sümptomid võivad olla väga erinevad ja see sõltub sellest, mis sorti allergeenist me räägime. Nii nagu teiegi mainisite, et võib see olla köha, võib see olla mingi nahaärritus või nahal tekkiv probleem. Kas on mingid kindlad ohumärgid, et kuna justkui allergiat kahtlustada, no näiteks jällegi õietolmust, kui räägime, et kui on iga aasta kevadel, kui kõik läheb õitsema, tekib see köha või nohu, no siin on kindlasti põhjust arvata, et võiks allergiaga tegemist olla. Kui teatud toiduaine sissevõtmisest iga kord tekib mingi mure, siis jällegi on põhjust kahtlustada, et see allergia on. Ja kui selline kahtlus tekib, siis tulebki tulla allergoloogi vastuvõtule, kus tehakse siis vastavalt vajadusele need uuringud. Uuringut allergia diagnoosimiseks on hästi palju. Meil regionaalhaiglas põhimõtteliselt kõik need on kättesaadavad. Need on nii nahatestid kui ka veretestid. Hingamisteede probleemide jaoks on meil ka kopsufunktsiooni mõõtjad olemas. Aga allergiat on tõsisemat ja raskemat ja kergemat, et räägime alustuseks sellest kergemast, et oletame, et ma olen avastanud seda, et söön maasikaid, siis tekib mingi kerge lööve. Et ilmselt on allergia, oletame, et ma nüüd teen ka selle testi, siis ongi teada, et olen maasikate suhtes allergiline, siis kuivõrd rangelt ma peaksin nüüd sellest hoiduma, et oletame, et need sümptomid on sellised kerged, mõõdukad, et väga ei häiri, et kas ma peaksin siis näiteks antud näite puhul täielikult maasikad oma dieedist välja lülitama või pigem niimoodi kergesti proovima harjutada, et süüa väikses koguses ja nagu loota, et äkki organism kuidagi võitleb sellega ja saab ise jagu või mis need soovitused on? Üldised soovitused on ikkagi, kui on teada kindel allergeen, siis pigem sellest hoiduda, et sellist nimetada harjutamist või immuunsüsteemi harjutamist teatud allergeeni suhtes ikkagi ei ole soovitatud, küll aga on olemas meditsiinilised vahendid sellise immuunsüsteemi harjutamise jaoks, mille nimetuseks on spetsiifiline immunoteraapia, kus me just harjutame immuunsüsteemi teatud allergeeni suhtes, kus me viime sisse, süstime või keele alla paneme need allergeenid suurtes kogustes, et harjutame immuunsüsteemi, et ta ei reageeri nendele suurtele kogustele ja siis, kui keskkonnas juhtub kokkupuude selle allergeeniga, siis kuna see kogus, mida organism keskkonnas kohtub, on tunduvalt väiksem, siis organism ei reageerigi selle peale. Mis puudutab maasikat või niisugused tagasihoidlikumad allergiad, nagu teie mainisite, siis jällegi mõistuse juures peab mõtlema sellest, et kas ma olen valmis selleks, et ma sügan ennast 24 tunni peale selle, kui ma 2 maasikad ära söön või ma pigem sellest hoidun. Kindlasti antud juhul ei tasu mingi ämbritega seda maasikat süüa.
Paljud lapsevanemad teavad seda, et lapsel on allergia ja siis, kui ta saab täiskasvanuks, siis see allergia kaob ära. Et kui sagedane see on ja kuivõrd palju on sellised allergiad, mis täiskasvanu eas ära kaovad? Antud juhul kõige sagedasem allergia, mis kaob, millest lapsed kasvavad välja, on toiduallergiad, mis sagedasemad on justkui imikueas. Ja seal on teada niinimetada paternid, et varakult tuleb piimaallergia, millest lapsed vaikselt kasvavad välja, hiljem tuleb näiteks munaallergia, millest lapsed tavaliselt enamus lapsi kasvavad välja ja on teatud isikud, kes kahjuks ei kasva nendest toiduallergiatest välja, aga õnneks neid on vähesus. Ja täiskasvanu allergiad tavaliselt, kui need on tulnud, siis kahjuks nad tavapäraselt ikkagi jäävad koguks eluks inimesele kannatada. Kui palju võib seda karta, et täiskasvanu eas nagu elu jooksul allergiad juurde tekib, et ma ei tea, võtame näiteks 30 või 40 aastase inimese, et tal täna ei ole allergiaid ja siis ühel hetkel näiteks tekib, ma ei tea, kas õietolmu või mõne toidu suhtes, et kuivõrd suur see tõenäosus on? Tavapäraselt need täiskasvanu allergiad ikkagi tekivad nendel inimestel, kellel ka lapsepõlves oli mingisugust allergilist haigust ja mida tasub kindlasti karta, need on sellist näited, et näiteks kui inimesel on teada kassi allergiat, et siis inimene on tubli olnud, ei ole kassi endale kodu võtnud, aga üks hetk ta otsustab, et ta ikkagi tahaks kodulooma ja võtab näiteks endale koera. Nendel inimestel, kellel juba ühe allergeeni suhtes allergiat on olemas, on suur risk ka arendada teise looma vastu allergiat, et need inimesed on kindlasti ohustatud ja ütleme sama sorti allergeeni ka kokkupuuded ei ole mõtet suurendada iseendale, et pigem siis vältida need võimalikud sarnaste allergeenidega kokkupuuded, et seda me saame enda jaoks teha. No kui me räägime natuke ohtlikematest allergiatest, siis ma olen jällegi meediast lugenud sellist näidet, et näiteks inimene, kes on herilase mürgi suhtes, ei ole olnud allergiline mõned korrad, siis ühel hetkel, kui ta on saanud mitu korda herilase käest nõelata, siis ühel hetkel võib äkki juhtuda see, et talle paista, et see allergia kuidagi tekib äkki, et kui suur see oht on? Tõsisteks reaktsioonideks oht on alati olemas ja nii nagu teie mainisite, et need nõelamised ongi need, mille suhtes me oleme väga ettevaatlikult, et seda, et esimesed korrad ei ole tugevat reaktsiooni olnud, ei tähenda, et järgmine kord ei või tulla see eluohtlik situatsioon anafülaktilise šokiga ja nõelamised on siin muidugi üks oluline allergeen. Sinna juurde kuuluvad veel ka toidud ja ravimid, mis on sellised allergeenid, mis võivad justkui eluohtliku situatsiooni esile kutsuda. Kui me räägime näiteks jällegi nendest tubastest allergeenidest või õietolmudest, et seal me tavaliselt eluohtlikke situatsioone Eestis õnneks ei näe. Aga need ohtlikumad juhtumid, siin võib olla toiduga seoses näiteks pähklitest või mereandidest need reaktsioonid, et mis siis sellises olukorras teha, et oletame, et inimene küll jälgib menüüd, aga arvestades seda, kui palju erinevaid toiduaineid igal pool saada on, võib juhtuda niimoodi, et ta kogemata sööb midagi sisse, mille suhtes tal tekib allergiline reaktsioon, et nüüd kuidas sellises olukorras käituda, kuidas näiteks kaaskodanikud peaks reageerima, kui nad näevad, et näiteks kusagil, ma ei tea, vastuvõtul jõululauas inimene sööb midagi ja siis tal hakkab äkki halb, et mida sellises olukorras teha? Õnneks Eestis meil nüüd on olemas Haigekassa poolt sponsoreeritud ravim selleks. See on adrenaliini autoinjektor, mida nii peretohtrid kui ka eritohtrid saavad õige soodustusega, 100% soodustusega inimesele välja kirjutada. Ja siis seda adrenaliinisüstlat või autoinjektorit peakski selline inimene, kellel on ohtu, et tal võib areneda tõsine allergiline reaktsioon, peabki endaga kaasa kandma.
ja me tavaliselt soovitame, et seda autoinjektorit oleks põhimõtteliselt mitte ainult taskus, vaid ka vajadusel näiteks autos ja kodus või töökohal. Ja see autoinjektori manustamine nii-öelda ongi esimene võte, mis antud juhul inimene peab tegema, selleks ta ongi loodud, et see on mugav ja inimene saab ise sellega ka stressisituatsioonis hakkama. Kui aga sellest, kui see on tehtud, siis ikkagi järgmine samm on kiirabi kutsuda. Ja kui juhtub ootamatu, selline situatsioon, tavaliselt nad juhtuvadki ootamatu, et need inimesed, kes kõrval on, nendel muidugi kiireks reageerimiseks. Esimene võte on panna inimest lamama põranda peale või kuhu parasjagu annab ja tõsta jalad. See on esimene võte, millega igaüks saab hakkama, siis kindlasti kiirabi kutsuda ja kui vajadust on, siis alustada elustamist protseduuri, mis me võiksime kõik osata teha. Aga kui kiired need reaktsioonid on või kui palju tavaliselt reageerimiseks aega on, kui juhtub nüüd selline allergiline šokk, kui kiiresti see võib eluohtlikuks muutuda? Minutitega võib olla väga fulminantne areng, et peab kohe esimesest sekundist olema valmis selleks, et see reaktsioon võib muutuda eluohtliku. Aga seda ma saan aru siiski väga sagedasti ei juhtu, et see pigem on üsna haruldane selline nii äkiline reaktsioon ja ootamatu, et täiesti nii-öelda seni ilma allergilise probleemita inimene nüüd äkki erilase nõelamise peale saab väga ränga šoki, et ma loodan, et see ei ole mingi väga levinud juhtum. Kindlasti ei ole ja õnneks need eluohtlikke anafülaktilisi šokke on üleüldiselt vähe ja muidugi, mida ma unustasin mainimata, on see, muidugi see inimene, kellel on allergiline taust, kellel on teada mingit sorti allergiat, et nendel on küll riskid kõrgemad, et üks päev tuleb ette eluohtlik situatsioon. Aga jah, teil on õigus, et need situatsioone õnneks ei ole palju ja minu teada Eesti süsteem on siiani saanud ilusti ka nende raviga hakkama. Kuidas suhtuda nendesse käsimüügiravimitesse? Mulle näiteks meenub selline ravim nagu Claritin, et kui palju nendest on abi allergia sümptomite leevendamisel ja mis olukordades neid oleks mõistlik tarvitada? Need on antihistamiinsed vahendid, mida te mainisite praegu ja muidugi nad on võtmekivi allergia ravis ja antud juhul me ravime mitte allergia põhjust või ravime need sümptomid ja antihistamiinsed vahendid on olnud ja jäävad väga efektiivseks. Nendest on kasu näiteks allergilise riniiti puhul. Nad ongi sellised võtmeravimid, mida me seal kasutame, kui näiteks õietolmust on juttu. Nendest on abi ka näiteks naha sügelemise ohjamiseks, et nendel on täiesti oma koht allergiasümptomite raviks. Kui nüüd kokku võtta tänane vestlus, siis mis on teie arvates sellised kõige olulisemad asjad, mida iga inimene allergia kohta peaks teadma, nii siis enda puhul kui ka siis kaasinimeste aitamisel hädaolukorras, et mis need kõige olulisemad asjad on? Allergia puhul on kõige olulisem nii-öelda ravivõte on ikkagi allergeenist hoidumine ja seda patsient peab ja võib enda jaoks teha. Kui on teada või on karda eluohtlikke situatsiooni, siis inimene peab sellise reaktsiooni, patsient ise, ma mõtlen, sellise reaktsiooni ohjamiseks olema varustatud. Nagu ma ütlesin, meil on Eestis see võimalus täiesti olemas. Ja samas võib allergik kanda ja tavaliselt nad seda ka teevad oma käekotis või taskus ka allergiavastased ravimid, antihistamiinsed vahendid, mida teie just kui mainisite. Ja kõrvalolejad peavad, nagu kõik me kodanikutena, peame olema valmis tulema allergikule appi. Ja nagu ma ütlesin, et kui nüüd sellist
ravimit ei ole käepärast võtta, et esimene võte, mida igaüks meist saab teha, kui on vallandunud tõsine allergiline reaktsioon, et panna inimest lamama ja jalad ülespoole. See võte on päris palju elusid päästnud. Põhja-Eesti Regionaalhaigla on kõrgema astme haigla, mis tegeleb väga keeruliste ravijuhtumitega ka. Kas allergia sümptomite puhul, allergiaprobleemide puhul on ka mõtet PERH-i pöörduda, ma mõtlen siis nii täiskasvanuid kui ka lapsi? Kindlasti tasub. Meie teeme allergoloogilisi uuringuid pulmonoloogia keskuse sees ja seal on meil kõik vajalikud võimalused olemas. Ootame oma vastuvõttudele nii täiskasvanuid kui ka lapsi. Teeme ka nii vajaliku ja põhimõtteliselt ainsa ravivõttena, mis on allergia puhul näidatud olla efektiivne, spetsiifiline immuunoteraapia, et seda meie keskuses ka on võimalik saada, et kui allergiaga probleeme on igatepidi patsient oodatud meile PERH-i vastuvõtule. Aitäh kõigile kuulamast. Ajasime juttu doktor Svetlana Sergejevaga. Mina olen saatejuht Hando Sinisalu. Aitäh kuulamast. Regionaalhaigla tervisepooltund.